Tere tulemast kuulama Pärnumaa podcasti 47. osa. Mina olen Regina Jaakson ja salvestame Pärnu Huubis. Täna kutsusin küll ühe naisterahva, keda ma isiklikult veel ei tunne, aga kelle kohta mulle enne öeldi, et kutsu temaga, ta on nii äge inimene lihtsalt. Ja ma kohe uuringi siis selle saate jooksul, kui ägeda inimesega tegemist on. Tere tulemast, Triinu Halliste-Kallas. Tere ja nii tore tagasiside, nii ilus kompliment, aitäh kutsumast. Ega ma sulle ei ütle, kes sul ütles seda või sinu kohta niimoodi ütles. Nuputama, ma aiman. Aga esimese asjana kohe ma nägin sul pusa peal kirjas asshole ja mina mõtlen, mis see tähendab. Et ole hea, anna mulle taustu natuke, millega tegemist on. Ja et me siin põgusalt juba rääkisime ka ja nii tore, et sa märkasid seda, et see ei ole siis see inglisekeelne väljend, kuidas me loeme seda, vaid just see asshole eestikeelsete tähtedega ja minu jaoks hästi nagu suure tähendusega siis, et see ass tähendab siis seda, et on äge endast siis hoolida ja sellest tuleb siis ka see lühend asshole, et ei ole nagu äge see, et me kuidagi käega enda tervisele lööme, vaid just äge on see, kui me astume väikeseid samme enda hoole suunas siis. Kuidas sellega võiks pihta hakata või miks sa seda niimoodi pruusi peal kohe näitad? Et tegelikult selle sünnilugu algas eelmisel aastal, siis kui ma tegin naistele sellise 6-nädalase hoolväljakutse ja kuidagi sealt siis ägedasti sündis ka see nimi siis asshole ja siis väljakutse lõppedes siis kuidagi tahtsime seda, või isegi mina tahtsin seda kuidagi nagu märgiliselt jätta ja siis mõtlesin, et oi, et teeks endale pusa ja ühtlasi ma tätoveerisin siia hool endale siis käe peale, et endale kogu aeg meelde tuletada, kui oluline selle kõige virvarri sees on siis ka enda eest hoolitseda, peatuda, märgata iseenda vajadusi ja siis nendele hoolväljakutse naistele samamoodi siis sai need pusad tehtud erinevates toonides ja kuidagi nii ilus oli seda tagasisidet ka nendelt saada, et kuidagi mingi maagia selle ümber nagu on, kui see selga läheb, et issand, aga et ma tunnengi, et keegi nagu kallistab mind või et mul on nagu selline hea ja turvaline olla, et kuidagi mingi maagia selle ümber ka nagu jäi, mis on nagu nii ilus ja äge nagu. Mis see väljakutse endast kujutas, mis see tähendas, mis te tegite selle 6 nädala jooksul? Jaa, et hästi palju tegelikult ju meil väljakutseid tehakse, erinevad treenerid, ma ei tea, mentorid, aga minu väljakutse põhiline, millega me tegelesime, oli siis nii-öelda inimese baasvajadused, et me üldse saaksime enda eest hoolitseda. Seal on siis uni, seal on toitumine, inimeste märkamine, iseenda vajaduste märkamine, see, et me julgeksime rohkem öelda ei ja julgeksime öelda julgelt ka jah, ka siis, kui me kardame, aga just pigem see, et see ei osa, et me ei astuks enda nagu vajadustest üle, et me ei oleks need nii-öelda people pleaserid kogu aeg, et see, et kui me kogu aeg teistele nii-öelda anname, et tegelikult me võtame endalt ka palju võimalust ära, sest et võib-olla me ei taha seda teha selle inimese jaoks. Ja tihti me siis jääme sellesse nagu olukorda, et need suured aitajad jäävad ise enamasti üksi, on ju. Ja siis me nugrutseme ja mõtleme, et huvitav, miks see nii on, aga see ongi sellepärast, et me anname nii palju ära ja need inimesed, kes on kogu aeg meil saanud, siis nad teavad, et me saame nii või naa hakkama. Aga nüüd see hoolväljakutse toobki sellesse nii-öelda keskmesse tagasi, et me märkaksime iseenda vajadusi, et me ei pea tegema üle kogu aeg, et meil ei oleks kogu aeg need to-do listid, vaid et meil oleks ka not to-do listid, et mida me ei peaks tegema siis kogu aeg, et meil oleks enda jaoks nagu rohkem aega ja võimalust teha neid asju, mida me päriselt siis armastame. Et see on niisugune nagu lühidalt öeldes, et ja. Aga me lähme kohe sisusse ka, et ma tean, et sul on see aasta ka tulemas selline mõnus väljakutse, et kui sa kirjeldaksid nüüd esimest nädalat, siis mis selle nädala jooksul toimuma saab? Ja esimese nädala jooksul ma lähen hästi niimoodi süvitsi. Miks minu väljakutse erineb võib-olla teistest väljakutsetest on see, et esmalt üldse, kui inimene minu väljakutsesse tulla saab, ma saadan talle sellise päris mahuka küsimustiku, et minna siis iga inimesega hästi süvitsi. Ta ei ole selline väljakutse, et one size fits all,
vaid ma tahan päriselt teada, miks see inimene praegusel hetkel on siis tulnud minu väljakutsesse. Võib-olla tal on abi toitumisega vaja, võib-olla ta üldse ei tea, mida ta vajab, on ju, ja sealt sellest nii-öelda küsimustikust siis tuleb välja ja ma saan teda personaalselt siis nõustada, aidata kogu selle väljakutse kõikide nende 8 nädala jooksul. Aga nüüd esimene nii-öelda nädal ongi siis selle baas nii-öelda vundamendi välja selgitamine, mida siis igaüks isikuliselt vajab. On see võib-olla uni rohkem, on ju, et võib-olla inimene läheb liiga hilja magama, võib-olla see on see stressiallikas tal ja mis iganes see siis on, aga me paneme esimesel nädalal siis selle vundamendi siis paika ja siis sealt hakkame ülespoole liikuma. No võtame 2 järgmist nädalat ka, et võib-olla keegi, kes kuuleb, mõtleb, et nagu tahaks ka mingit restarti suvel, aga ei tea, kus kohast nagu alustada, et siis kevad on nii õige aeg selleks, eks ju. Et mis sealt edasi siis saab? Erinevate nädalate peale on nagu jaotatud niimoodi, et meil on ka treeningud, aga see ei tähenda seda, et nendest treeningutest sa pead osa võtma, sest väga paljud inimesed juba teevad ju midagi, aga need treeningud ma olen filminud siis nendele inimestele, kes võib-olla üldse ei ole vahepeal liikumisega tegelenud, võib-olla on täitsa inaktiivsed olnud, mis iganes põhjusel, et aga treening on üks osa, liikumine üleüldiselt, et ma ei taha öelda, et see treenimine just on nagu kõige olulisem osa meie elust, aga liikumine ja keha on loodud liikuma, siis on ju, et see liikumine on üks päris suur osa sellest, sest et ta annab meile klaarid mõtted, ta aitab meil tulla sellest virvarrist ja peast välja, on ju, et me üldse saaksime aru, mida me siin praegusel hetkel vajame. Aga ikkagi kogu selle 8 nädala jooksul ikkagi vundament on see põhiline. Et see ei ole nii, et see saab esimese nädala jooksul paika, vaid tegelikult ta loksub vaikselt ja võib-olla tekib selliseid uusi taipamisi erinevate nädalate jooksul. Aga meil on sellised teemanädalad, aga ma ei taha nendest niimoodi rääkida, et kui ma seda väljakutset välja hõikan nii-öelda, siis ega ma ei ütle, mida me päriselt seal tegema hakkame. See on sellepärast, et hoida enda seda autentsust nii-öelda, et ma saaksin pakkuda seda, mida teised ei paku siis nii-öelda, on ju, et teised ei kopeeriks ja samas, et ma hoiaks ka seda inimeste nii-öelda individuaalsust seal juures. Nii et ma kunagi päris täpselt ei ütle seda sisu, nii et ma hoian natukene niimoodi saladust, aga ometigi inimesed väga usaldavad ja esimesel väljakutsel ka mul oli 50 naist, mis on tegelikult esimese väljakutse kohta päris nagu tore, nagu üllatus mulle endale ka, nii et sellise toreda energia pealt ma usun, nad tulevad siiski, et aga hoiame natuke saladust. Aga kui sa siis annad vähemalt tagasisidet eelmise korra kohta, et jaga mõned mõtted, mis sinuni pärast jõudis, no üks on see pusa, et tunned ennast nagu hoituna, on ju. Aga mis mõtted veel tulid naistelt, kes siis osalesid, et noh, ilmselgelt kõiki sa ei jõua siin ette lugeda, aga mis see praegu pähe tuleb? Et hästi paljud naisterahvad ütlesid, et aga nii huvitav on see, et tegelikult meil on need tööriistad ju kogu aeg kohvris olemas. Miks me ei kasuta neid, miks me ei märka neid, need on nii lihtsad asjad, need ei maksa mitte midagi. Aga nüüd sa tõid meile kõik need niimoodi nagu peo peal, et võta ja kasuta, need on siin, seda tuleb niimoodi teha, on ju. Ja väga huvitav on ka see, et väga paljud naisterahvad vahetasid töökohta näiteks peale seda väljakutset. Nad said nii palju sellist enesekindlust, võib-olla sukest tagant tõuget, et tegelikult nüüd on aeg, nüüd on see õige hetk, et ma ütleks vist äkki 3 naisterahvast oli, kes täiesti karjääripöörde tegid, mis on minu jaoks ka selline suur vastutus, ma ütleks, on ju, aga tegelikult seda oli kõrvalt nii tore näha, sest need mõtted olid neil juba pikalt käinud, lihtsalt see tõuge, sealt oli puudu, see enesekindlus, et ma saangi hakkama, mul on sees kõik asjad olemas, on ju. Ja seda oli väga ilus kõrvalt näha. Ja neid näiteid oli väga-väga palju veel, et ka naisi, kes võib-olla olid tervisega väga hädas, kellel võib-olla mingisugune vähi nagu diagnoos ja vajasid seda nagu toetust seal, et hästi palju erinevaid naisi, kes on võib-olla iseennast kaotanud siis pere kõrvalt, väikeste laste kõrvalt ja tegelikult me kõik olime ju seda teed võib-olla läbi käinud, kes ühes kohas, kes teises kohas ja tegelikult oli nii tore näha, kuidas võib-olla naine, kes oli just sellest hetkest välja tulnud, oskas nii hästi aidata ka enda nii-öelda kaasteelist, on ju. Et ma ei olnud selle teekonnal nii-öelda üksi neid toetamas,
vaid see oligi üks nagu kogukond naisi, kes seisid üksteise kõrval, kellel olidki käed üksteise õlgadel ja tegelikult seda ringi nagu ühist tunnetust oli nii hästi tunda ka. No ma mõtlen, et 50 naist, see on ikka väga suur kogukond, kes sind toetab. Just. Ja ka järelkajana on tegelikult öeldud, et see hool väljakutse ei ole lõppenud, et ta kuidagi nagu kestab ja kerib endiselt, mis on minu jaoks nii suur kompliment, annab mulle nagu selle tunde, et ma tegin õiget asja, et see ei olnud see, et see nüüd oli ainult see 6 nädalat, sest esimene väljakutse kestis 6 nädalat, vaid et minu missioon oligi see, et ta jätkuks, et meil on kogu aeg need tööriistad olemas ja naised ongi öelnud, et aga ma kasutan neid siiamaani, et nad toimivad, sest need ongi väga-väga lihtsad asjad, mida me teeme. Et seda on nagu tore kuulda, et see ei lõppenud selle väljakutsega, et lahe, väga lahe. Kuidas sul see mõte vormuma hakkas, et sellist väljakutset teha? Kuidas ise selleni jõudsid? Ma arvan, et suur osa ikkagi võib-olla tuli sellest, et naised minu juurde nagu poole pöördusid, sest tegelikult ma olen ju treener, on ju. Ma ei ole otseselt mingi mentor või kuidagi siuke väga mingi vaimne inimene, kes tegeleb ainult mingite vaimsete praktikatega. Aga kuidagi, ma arvan ka, et kuna ma Somafiti platvormil siis treeninguid annan, mis on online platvorm ja ka sealt naised mind väga hästi teavad, siis kuidagi nagu nad pöördusid erinevates küsimustes ja ma tundsin, et seda lõpuks läks hästi paljuks, et mind oli üks ja ma mõtlesin, et kuidagi tuleb seda niimoodi kokku panna, et ma saan nagu seda infot anda paljudele inimestele korraga siis edasi. Ja väga paljude naiste jaoks on ka võib-olla niimoodi üks-ühele väga kallis pöörduda, võib-olla ei olegi sellist ressurssi rahaliselt juba, on ju. Siis ma mõtlesin, et on väga siuke tore võimalus võib-olla teha väljakutsena see üldsegi, et anda enda neid mõtteid edasi, sest ma lähtun hästi palju enda kogemusest, et mul on ka ju 2 last, kuidas minul see aeg oli ja kuidas mina hakkama sain, on ju. Ja niimoodi see väljakutse kuidagi sündis, et vajadusest ma ütleksin. Ja kuidas teil need kohtumised siis olid, kas oligi nagu veebipõhine või saite mingil hetkel kokku ka või kuidas teil see organisatoorne pool oli? Jaa, et meil oligi iga nädalaselt siis olid Zoomi kohtumised ja erinevad siis teemad, mida me siis käsitlesime. Aga ma ütleks, et kohtumisi selles mõttes oli ka, sest need inimesed, kes väljakutsel mul osalesid, käivad mul ka trennides näiteks, et pooled neist olid need naised, need ägedad naised, kes mul iga päev nagu trennides ka käivad, nii et põhimõtteliselt võiks öelda, et me saime ka kokku, on ju. Aga sellist suurt kohtumist me ei teinud, kuna naised olid erinevates linnades, on ju, et väga suur osa oli ka Pärnus. Aga kuidagi seda vajadust ei näinud, et selle nii-öelda Zoomi kaudu ja meil oli see ühendus oli hästi nagu selline tugev, pluss ma suhtlesin nendega üks-ühele hästi palju, et see ei olnud see, et meil oli see ühine nagu grupi chat nii-öelda, vaid nagu ma ka ennem ütlesin, et siis läbi selle ankeedi, mida siis inimesed sinna panid, siis ma ka suhtlesin üks-ühele, et nad saaksid selle vajaliku toetuse, miks nad siis pöördusid, on ju. Ja see oli ka nende jaoks hästi suur selline üllatus võib-olla, et see nii personaalne võib-olla oli, sest enamasti väljakutsed ikkagi on suurele grupile mõeldud ja kui palju sa siis saad pihta sellele inimesele, kes seda võib-olla eest veab, on ju. Aga meil oli jah vastupidi, et see suhtlus oli ikkagi üks-ühele päris nagu tihe ka samamoodi. Et hästi energiakulukas, ma ütleks. Ja sellepärast ma ka hoidsin päris pika vahe siis sellele, et järgmist väljakutset teha, et ennast ka siis koguda nii-öelda, et anda õigest nagu kohast siis jälle. Kohe juba ise sihtisid mind järgmise küsimuseni, kuidas ise ennast hoidsid selle sees? Kuna ma neid tööriistu ka ise kasutan, on hetki, kus on võib-olla raskemaid aegu, me oleme kõik inimesed, ikka me läheme sinna rattasse väga, on ju, tahaks kõike teha, kõike anda, igal pool osaleda, et siis vahest tuleb ka endale korra nagu õlale koputada ja öelda, et võta korra see tempo maha. Üks siuke nagu tööriist, mida mina ise väga palju kasutan, on see, et ma olen üksi. Mulle hullult meeldib üksi olla, enda mõtetega, ükskõik mida ma siis teen, on see siis treening, jalutamine, lihtsalt olemine, et ma tegelikult kasutan seda päris palju. Kuna ma siis nii-öelda enda tööandja olen, ma ei tööta kuskil kellegi alluvuses, siis ma ütleks, et mul on seda vaba aega võtta päris palju treeningute kõrvalt, mida ma igapäevaselt annan.
nii et ma ütleks, et ma suudan ennast päris hästi hoida ja ka sellepärast ma seda väljakutset vean, et kui ma ise sellesse ei usuks ja ise seda ei praktiseeriks, siis ei oleks ka võimalik seda edasi anda, on ju. No kui esimene aasta oli 6 nädalat, see aasta juba 8 nädalat, et mille kaudu ta pikenes siis või kuidas ta pikenes? Jaa, sest naised, siis kui meil see esimene väljakutse ka lõppes, siis nii hullult taheti, et nagu veel edasi läheks ja siis ma mõtlesin, et okei, et mõtleme, et võib-olla tõesti, et järgmine väljakutse, kui me siis uuesti teeme siis pikema väljakutse, et see oli täitsa vajaduspõhine, et naised tundsid, et tahaks veel pikemalt, kuigi jah, nagu ma jälle samamoodi enne mainisin, paljud ütlevad, et ka praegu nad kasutavad neid, aga ikkagi jälle see ühises nagu ruumis ja kogukonnas tegemine on paljude jaoks ikkagi nagu veel sütitavam. Aga üle 8 nädala kindlasti ei teeks seda, et 8 nädalat on täiesti selline hea aeg, pluss praktika hakkab ju pigem siis, kui see asi on lõppenud ja kui palju sa siis kaasa võtsid, on ju, et alati ei saa olla see tõukaja rollis, vaid nüüd inimene peab ka võtma ise selle vastutuse, iseenda eest nii-öelda seisma ja liikuma ka iseseisvalt, mis on ka see praktika üks osa, on ju, et ei saa ainult see tõukaja olla. Kui esimene nii-öelda siis sats läbi sai ja kas sul tühjuse tunnet ka oli, et ma mõtlen, see on nagu nii suur osa, mis sa ju endast nagu annad nagu enda lapsukesed ju tegelikult. Jaa, ma natukene nagu kutsusin ka seda esimeseks nii-öelda beebiks on ja nagu väljakutse vormis, sest väljakutsetes ma olen nagu osalenud varem läbi Somafiti platvormi, me teeme ju treeningväljakutseid ja sellises nagu ruumi hoidja rollis ma olen palju olnud, aga nüüd see nii-öelda isikubrändi väljakutsena oli tõesti esimene ja ikkagi on nagu selline hea tunne, kui lõpeb, on ju, sest et sa oled palju andnud, energiat on kõvasti läinud, aga naised, kes seal osalesid, ikkagi suhtlevad minuga siiamaani, seega see ei olnud miski, mis lõppes, vaid mis lihtsalt jätkub. Aga nüüd tänavu, kunas see väljakutse algab? Ta hakkab nüüd 5. aprillil, ehk siis minu sünnipäevakuul. Miks ta algab pühapäevaga? Minu arust on hea alustada siis, kui sul ei ole segajaid kõrval. Et paljud väljakutsed algavad võib-olla nädala algusega. Mina panin selleks pühapäeva, et inimestel olekski rahulikult aega kulgeda, et me teeme esimese nii-öelda Zoomiga vestluse pühapäeva päeval üldsegi. Et see ongi see, et sul oleks terve päev aega siis ette valmistuda uueks nädalaks. Ja ta lõpeb siis 31. mail. Mismoodi praegu pannakse juba kirja ennast või kuidas see nagu? Praegu mul käib enda Instagrami ja Facebooki lehel ka loos, et kes võib-olla tunneb, et väga tahaks osaleda, aga võib-olla ei olegi ressurssi nii-öelda kohe sinna pea ees vette tulla, on ju. Et võib ka võita selle, et üks õnnelik selle endale siis saab. Aga sina ja treenimine, kuidas see tee sinuni jõudis või sina selle teeni? Ka siuke huvitav võib-olla fakt, et kunagi, kui ma Pärnus lõpetasin siis Pärnu Hansa gümnaasiumi, siis ma läksin Tallinnasse ja tahtsin saada siis samuti treeneriks, ma läksin katsetele, et minna siis kehakultuuri õppima ja siis ma hüppasin seal katsetel vette pommi ja ma enam ei julgenud uuesti minna, sest ma mõtlesin, et ma siit raudselt edasi ei saa, kõik on super head ujujad ja sinna see jäi tol korral. Ja siis ma läksin üldsegi Krimmi õppima, aga kui sa nüüd küsid nagu selle vaatevinkli alt, et kas ma olen nagu kogu elu trenniga tegelenud, siis ma pean ütlema ei. Et selles mõttes ma olen olnud alati liikuv inimene, aga mitte nii, et ma olen lapsepõlvest saati võib-olla mõne spordialaga tegelenud. Et selline nagu jõusaali armastus mul tuli, ma arvan, ma olin kuskil 14 äkki ja on siis siiani jäänud. Et see on miski, millega ma olen, ütleme, üle poole oma elust siis tegelenud. Aga jah, naljaka vahemärkusena tõesti, et ennem, kui ma nüüd treeneriks sain, siis mõned aastad siin tagasi, siis tegelikult katsetama ma läksin varem, aga kuidagi jah, arvasin, et võib-olla sellest ujumisest midagi välja ei tulnud ja tol korral ma ei läinud, et jah, siuke põnev fakt, mida võib-olla keegi ei teagi. Aga kuidas siis julgus tekkis ikkagi minna treeneriks õppima? Ma olin tegelikult lastega 5 aastat kodune ja enne seda tegelikult olin lõpetanud siis Krimmi kooli ja tegelikult tegelesin 6 aastat isegi grimeerimisega, et erinevate filmide all ja niimoodi tegin siis Krimmi, aga kodus olles siis, kuna mul abikaasa
on kaitseväelane, ta käis hästi pikkadel missioonidel, siis kuidagi oli vaja ennast liigutada nii-öelda. Siis mina avastasin kodused treeningud ja ma tegin iga päev siis neid koduseid treeninguid. Ja ühel hetkel siis mul tuligi selline tunne, et aga mul on neid teadmisi nii palju, ma tegelikult olen ju treenimisega või selle isegi jõusaaliga väga pikalt nagu tegelenud ja ma tundsin väga paljudes naistes seda nagu ära, mida mina ise kodus olles tundsin nende 2 lapsega, et kui ei ole võimalik kodust välja minna ja ma tahtsin neile samamoodi pakkuda seda hästi head ja kvaliteetset ja hoitud treeningut. Ja siis Somafit märkas mind, kes võttis mind siis oma tiiva alla, ma olin just siis enda treeneri õpinguid lõpetamas siis intensiiv PT all ja hakkasin siis seal online treeninguid andma. Et kuidagi nii huvitav, ma alati mõtlen sellele tagantjärgi, et me mõtleme, et miski, mida me võib-olla teeme, et sellel ei ole mingit väljundit, on ju. Aga tuli välja, et see 5 aastat kodus treenimist tegelikult viis mind ise selle treeneri rolli, kes nüüd siis nii-öelda toetab neid naisi, kes on samamoodi nagu lastega kodused, võib-olla neil ei ole toetusgruppi, tugigruppi, võib-olla ei ole võimalik minna nende kõrvalt kuskile jõusaali või rühmatreeningutesse ja need treeningud, mida mina siis Somafiti all läbi online treeningute siis annan, on täpselt need, mida mina ise ootasin ja tahtsin, et keegi mulle pakuks siis koduses keskkonnas, on ju. Et nii nagu suur tänutunne selle ees, et see ring kuidagi niimoodi viis hoopis sellesse kohta nagu. Ja nüüd olen siis nii-öelda personaaltreener ja kuskil 3,5 aastat tagasi me siis kolisime Pärnusse ja hakkasime siis siin ringtreeninguid vedama samamoodi. Ma mõtlen, et kui on online treeningud, kas see ongi siis see, et keegi koha peal ei käi, vaid ongi koduses keskkonnas, eks ju? Ja, et ongi hääljuhendatud treeningud siis täiesti eesti keeles, et treenida saab ka see naisterahvas või isegi meesterahvas, miks mitte on ju, kes võib-olla kunagi ei ole treenimisega tegelenud või üldse näiteks jõutrenni teinud või hiiditrenni, mida mina samamoodi palju pakun. Väga suur rõhk meil läheb ikkagi sellele seletamisele seal, et kuidas seda tehnikat hoida, et väga paljud naised ka kirjutavad, et selline tunne, nagu see oleks muga samas ruumis, et sa seletad nii nagu hästi, et tegelikult saab nii hästi aru ja tegelikult on ju videost samamoodi näha, et aga jaa, neid Somafiti treeninguid saab tõesti teha siis nii-öelda koduses keskkonnas või ükskõik, kus sa siis oled ja selle video nagu lahti teed, on ju. Ma kuulen sellest esimest korda. Ja teine küsimus oligi see, kas juba võtsid selle nagu hirmu maha, et jõusaalis eriti on ohtu natukene valasti liigutades seljale haiget teha ja nii edasi on ju, et kuidas siis seda minimeerida, et aga see ongi siis see, et sa hästi põhjalikult nagu juhendad ära. Ja, et esiteks oluline on nendel ka online treeningutel, mitte see, et nüüd on meil ainult see üks harjutus, et hüpe käib ainult nii, on ju, vaid me alati näitame selline 2-3 varianti ka nendele, kes võib-olla äkki sa oled just sünnitanud, on sul mingil muul põhjusel, ma ei tea, põlved valutavad, mis iganes ja me alati näitame siis neid nii-öelda modifitseeritud harjutusi ka sinna juurde, et ei ole nii, et see on ainuõige variant ja seda sama tehnikat me tegelikult kasutame ka ringtrennides, et paljud arvavad, et oi, ma pean nagu ennem trenni tegema, et teile trenni tulla, aga tegelikult iga harjutuse juurde ka me nii-öelda kontakttrennis näitame alati neid variante, mida saab veel lisaks teha, et ei ole tegelikult nii, et ainult niimoodi käib treenimine ja muud moodi üldse mitte, et tegelikult inimesel peab tekkima nii-öelda selline nagu turvaline koht, et ta tahab tulla, ta teab, et ta on oodatud, kas ta on siis online trennis või on ta siis kontakttrennis, on ju. Mitte nii, et appi, aga nad teevad ju ainult nii ja tegelikult ma pean sellest nagu välja jääma, et see ei ole üldse ei online treeningute eesmärk ega ka siis kontakttreeningu eesmärk, vaid kõigile peab sobima alati. Ma mõtlen seda, et kui ei ole ammu teinud või ei ole üldse teinud, eks ju, siis ju on see hirm nii suur, et äkki ja siis juba ei tehta üldse, eks ju. Kuidas sa seda hirmu nagu leevendad, et kui ütleme mina, kes ma pole käinud aastaid jõusaalis on ju, et kuidas sa seda hirmu nagu maha võtad, et ma selle esimese sammu teeksin ikkagi? Minu arust treening peab olema lõbus esiteks, ta peab olema tore, see ei tohi olla ainult see, et me teeme trenni, me ainult higistame, meil on raske, vaid minu arust see lõbu peab sinna juurde käima, hea muusika, siuke mõnus vibe, sa tead, et sa võid ükskõik millises olukorras tulla, et sa oled alati oodatud ja meie ka treeneritena, kui ütleme meil inimene tuleb ringtrennidesse, siis ma alati võtan selle aja, et inimesega tutvuda,
et saada aru, kes ta on, kust ta tuleb, mis ta eesmärk võib-olla on ju. Et isegi kui ma ei jõua võib-olla taga enne trenni rääkida, siis ma olen kindlasti taga ennem päris pikalt kirjutanud. Et see on niisugune asi, mida me väga palju teeme. Ei ole sellist asja, et mul tuleb inimene saali, ma näen teda esimest korda ja siis ta läheb ära ja teda poleks nagu käinudki. Sellist inimest meil kunagi trennis ei ole. Ma alati tean, kes see inimene on, miks ta on tulnud, mis ta eesmärgid on, mis tal võib-olla murekohad on. Tegelikult see annab selle niisuguse kindlustunde inimesele, isegi kui ta on algaja, et ta on oodatud, ta on märgatud, et teda toetatakse, mitte nii, et ta kuidagi üksi seal pusib, on ju, vaid tõesti, et me oleme kohal ja aitame ka nagu. Teine asi on see, kui pole ammu käinud, on siis see hirm on ikka suur, et äkki ma teen valesti, on ju. Ja siis tuleb treener veel näitama ka, siis kõik vaatavad mind, et ma teen valesti, on ju, et noh, kuidas nagu sellest hirmust üle saada? Tead, seda on meil trennis öeldud ka, et me oleme oma trennis nii kuidagi igaüks oma harjutusega hõivatud, et me isegi ei suuda tähele panna, mida keegi seal kõrval teeb ja veel hullemini pusib, on ju. Et see on täitsa treeneri pärusmaa märgata ja olla kohal kõikide jaoks. Ja meil on niisugune hea super võime võib-olla ka, et meil on trennides nii-öelda 2 treenerit, et nii mina annan siis treeninguid kui ka siis minu abikaasa. Ja tihti on siis niimoodi, et kui võib-olla abikaasa annab trenni, olen mina ka trennis olemas. Ma teen küll kaasa, aga ma ka samamoodi kõrvalt märkan, on ja me toetame nii-öelda üksteist. Ja samamoodi, kui mina annan trenni, on tema trennis ja samamoodi, kui ta märkab, siis ta läheb kas ise juurde või lähen mina juurde, on ju, et see on niisugune meie võib-olla väikene supervõime. Plus võib-olla, ütleme, naisterahvad, kui tulevad, võib-olla tahavad rohkem naisterahvaga treenida, on ju, võib-olla on nii, ma ei oska öelda. Ja võib-olla meesterahvas ootab võib-olla ka seda mehe perspektiivi, mis on meil mõlemat nagu pakkuda, on ju. Et aga ei ole kunagi öeldud meie trennides sellist asja, et kuidagi algajana ma tunnen ennast kuidagi kehvemini, vaid on öeldudki, et mega lõbus oli, nagu mega äge on. Ja ma ütlen ausalt, meil ei ole olnud mitte ühtegi sellist klienti, kes on käinud ühe korra ja mitte kunagi enam tagasi tulnud. Kõik on jäänud. Et üks asi on teha väike treeningpaus, vahepeal neid tuleb kõigile ette, kes läheb reisile, mis iganes on ju. Aga sellist inimest, kes on tulnud ja läinud, ei ole meil olnud seega see, ma arvan, päris hea võib-olla niisugune kvaliteedinäitaja. Et me tõesti panustame, võtame asja südamega, tahame teada, kes see inimene on, kes tuleb, on ju. Ja ma arvan, see on meie suurim võib-olla see trump ja pluss, et inimene tunnebki päriselt oodatud. Et ei ole nii, et ta tuleb ja ma ei tervitagi võib-olla teda, et olen palju käinud sellistes trennides ka, et ma tulen ja lihtsalt lähen ja ma olin nähtamatu. Me ei taha seda. Võib-olla see ongi see, kuna sa oled ise kogenud seda, siis sa tead, mis see olla võib ja siis sa tahad hoopis teist asja pakkuda. Just. Ja noh, sellepärast me ka näiteks kui me neid trenne tegema hakkasime, siis meie nagu põhimissioon oli ka see, et saaks tulla lapsevanem, kellel on väiksed lapsed, kui tal ei ole võib-olla tugigruppi, et ta saab lapse kaasa võtta. Ehk siis väga paljud, kes meie juures trennides käivad, tulevad koos lapsega, mis on ülisuur pluss, sest et lapsehoidja on ääretult kallis, võib-olla, ma ei tea, ei usaldagi kedagi on ju oma lapse juurde. Aga väga paljudel jääb tänapäeval trendi minemata just sellepärast, et ei ole lapsehoidjat ja ei ole seda tugigruppi. Aga nüüd meie trennides on lastega nii-öelda pered ja emad, isad alati oodatud. Ka Eerik, kes siin Huubis toimetab, ma nii hästi mäletan, kuidas ta tuli oma pisikese poisiga, kes oli tal kandekotis. Ja ta tuli ja ta tegi ja nagu pisar tuleb silma, mõtlen nagu tegelikult on võimalused teha ja kui treener on seal juures toetav, ta ütleb, et sa saad, paneme selle toimima päriselt, et sa saaks praegu siin selle 1,5 tundi ennast välja elada, siis tuleb inimesi palju nagu parema meelega trennidesse. Et ja see on väga suur pluss. Kus need lapsed siis vahepeal on? Tead sa, nad mängivad oma vahel, samamoodi nagu vajab vanem oma seda nii-öelda aega, siis lapsed sotsialiseeruvad oma vahel ja nad on õnneks on kõik sellises vanuses, et nad ei ole sellised 3 ja 2 on ju, vaid ikkagi suuremad lapsed, kes oma vahel juba mängida oskavad, nad teevad seal oma ringtrenne, nad kopeerivad päris nagu lahedalt, et sa mõtled, et lapsed ei näe, mida me teeme, aga siis vaatad, et nagu ma tahan nende trenni hoopis minna praegu, et nad teevad päris lahedat asja. Et nagu nii kihvt on vaadata, kuidas võib-olla lapsed seda asja näevad, on ju. Ja suviti me anname üldsegi oma laias trenne, et me ei olegi üldse kuskil siseruumis, vaid enda koduhoovis Tammistes.
aed on kinni, lapsed kiiguvad, mängivad, on liivakastis ja vanemad on samamoodi hoitud. Nii et lahe. Meil ongi veel rääkimata, et kus kohas te neid trenni teete? Jaa, praegusel hetkel siis külmal ajal me teeme treeninguid Pärnu siis Rääma põhikooli spordihoone siis jõusaalis. Et vahest meil on ka seal alumine saal vaba, kui seal siis väiksemate laste võib-olla jalkatrenne ei ole. Ja pühapäeviti me oleme siis Pärnu MM-Meissise vabavõitluse saalis, kus me saame siis ka boksi näiteks teha, saame Muay Thaid edasi anda, sest ma ise näiteks käin ka Muay Thai trennides ja olen oma treeneritele Rometile ja Vanchanale väga tänulik, et ma saan edasi anda ka seda, mida nemad mulle õpetavad. Seega meil ei ole ainult nii-öelda jõutrennid siis, vaid need saalid annavad meile erinevat võimalust siis, et pühapäeviti siis boksi näiteks juurde veel teha ja siis teisipäeviti reedeti, kui me oleme siis Rääma kooli saalides, siis teha siis seda sükest tugevat jõutrenni, et meil on süke mõnus balance, ma ütleks. Tihti naised kardavad jõutrenni. See teeb lihased suureks ju, issand jumal. Ja. Kuidas sa selle maha võtad, selle hirmu? Oleks see siis nii lihtne. Kui see oleks nii lihtne, siis jah, et me näeksime kõik süksed Arnold Schwarzeneggerid välja, aga see ei ole nii lihtne ja naise kehaga ei ole sellise nagu ülesehitusega üldse, et see naisterahva jaoks võib-olla nii lihtsaks oleks tehtud. Et selle jaoks peab hästi tugevalt seda toitumist jälgima ja ka siis on see üsna raske. Seega naisterahvad, kes tahavad trenni tulla, me ei pea tegema suurte hiigelraskustega, on ju. Et jah, see ei ole nii lihtne ja tegelikult jõutreeningut peaks tegema ükskõik millises vanuses, ükskõik millises soos ja just isegi need kõige vanemas vanuses inimesed on ja eakamad inimesed, et ma arvan, et sõbrannade ja emade pealt me ka ju näeme, et isegi kui nad käivad seal, ma ei tea, 5 korda nädalas, siis tegelikult nad ei lähe nagu musklimäeks, on ju, et see geneetika on ikkagi natukene teistmoodi kui meil meestega võrreldes, et ja isegi ka meestel pole see nii lihtne, kui nad ei toeta seda ka toitumise ja kõige muuga. Ka uni selle juures on ju väga tähtis ja kõik on ju, et jah, see ei käi päris niimoodi. Ja miks on jõutrenn oluline? Et väga head sa juba ka vanemaäärset mängu tõid, et miks see tegelikult tähtis on kehale? Jaa, sest et iga kümnendiga me tegelikult ju kaotame umbes 8% enda lihasmassist. Et kui ma nüüd mõtlen, et mina olen 30 ja kui ma nüüd 40 olen, et siis ma tegelikult, kui ma seda ei säilita ja ei hoia ja nii-öelda järjepidevalt seda jõutrenni sinna juurde ei tee, siis tegelikult see lihasmass hääbub meil, on ju. Ja mida vanema ealisemaks me siis jõuame, seda vähem meil seda siis tugevat lihasmassi tegelikult on ja seda tuleks hoida, kas või säilitamise mõttes, et see ei tähenda seda, et me kuidagi lihast alati kasvatama peame. Et see on ka siuke nagu müüt, et lähme aga lihast kasvatama, kui me läheme trenni, aga oluline on ka see säilitamise osa. See, et me võib-olla vanemas eas ei kukuks ja ei murraks midagi ära, on ju, et ta hoiaks meil seda luustikku ja kõike, on ju. See on kõik meie immuunsusega ju väga tugevalt seotud, et jah, oluline on teha ka seda nii-öelda kõndimist ja aeroobset treeningut, aga sinna juurde kindlasti peaks enda keha toetama siis selle jõutreeninguga, et see keha meil oleks tugev, et ta jõuaks meid kanda, on ju, et see süda jõuaks meil lüüa, et need haigused ja asjad meil nii nagu ligi ei hiiliks, et see on tegelikult kõik ennetamine juba. Et me ennetama ei saa hakata siis, kui me oleme 60-sed, kuigi ka siis ei ole hilja ju alustada, mitte kunagi ei ole hilja alustada, aga just, et ennetada seda kõike, et me tegelikult ka, ütleme 80-aastaselt võib-olla jõuamegi lastelastega joosta ringi, aga miks mitte, eks? Et sellega tuleb nüüd juba alustada ja seda ei pea tegema 5 korda nädalas, piisab juba 1-2 trenni, kui üldse ei tee, on ju. Et lisaks muudele trennidele lisaks, et kui mõtleme ka erinevate spordialade peale või sportlaste peale, et oled sa siis, ma ei tea, suusataja, oled sa jooksja, aga nemad samamoodi, iga spordialas peab seda jõutrenni ikkagi juurde tegema, et need lihased oleksid meil tugevad ja jõuaks ikkagi meid kanda, on ju. Aga nüüd äkki keegi 60-aastane kuuleb ja mõtlebki, issand, mu rong on juba ammu läinud. Ei ole läinud. Ja minu arust nii äge, et meie nagu ühiskonnas hästi palju juba toetatakse ka seda, et oleks vanemaealistele samamoodi neid treeninguid. Ja ma ei saa öelda, et me peame otsima ainult neid gruppe, mis on 60+ või 50+ või 70+, vaid meie enda trennides, ringtrennides käivad ka, ma ütlen, meil on
ma arvan, 65-aastane on kindlasti üks vanemaid olnud, et võib-olla isegi natuke üle, on ju. Kui sa tegelikult tunned ennast sisemiselt noorena ja sa tunned, et sa tahad tulla nende noorte sekka, siis miks mitte me leiame selle võimaluse. Ja see ei tähenda, et me peame panema kõige suuremad raskuseid peale, vaid et me oleme osa sellest kogukonnast, me saame suhelda, sest see sotsiaalne aspekt nagu niivõrd oluline. Ka vanemaealistel ju, ütleme, võib-olla kõrval ei olegi neid perekondasid enam, on ju, ja võib-olla ei ole sõpru, kellega, ma ei tea, nooremana sai koos käidud, et inimesed kaovad meie kõrvalt ja sellistel hetkedel ongi hästi oluline võib-olla sükestes grupitreeningutest just osa võtta ja see ei pea tõesti olema see 60+ trenn, vaid mine sinna, kus sa tunned, et tead, see on see minu koht praegu ja siis küll see treener paneb toimima ka, et tulge. Ma just mõtlesingi selle sama jutu taustal, et kuna ma tean, et podcasti kuulavad erinevas vanuses inimesed ja hästi palju on just jutuks olnud see, et pärnumaalased, vanemaealised tahavad liikuda, nad jalutavad, aga seda jõutrenni ei tehta nii palju, kui nagu peaks, on ju. Et kui keegi nüüd kuuleb ja kinni haarab võimalusest, et siis ikkagi julgustada tulema, et sul on võimalik talle personaalselt läheneda ja tõesti tema jaoks nagu see konkreetne harjutus ette näidata nii-öelda. Jah, ja ei ole isegi see, et see on nagu kuidagi vanuses kinni, et isegi nagu nooremate hulgas meil on näiteks neid, kes ütlevad, et aga ma ei saa selle pärast seda harjutust teha, sest mul on juba põlved läbi, on ju, mul on see ja see ja see ja selg ja mis iganes. See on ka noorte seas on see väga nagu levinud, et ei ole ainult nii, et nagu vanemaealine inimene on kuidagi nagu takistuseks, vaid ka noortel on neid erinevaid muresid ja me leiame need harjutused. Et see on tõesti see, et kui valmis sa ise treenerina oled, valmis võtma vastu erinevates vanustes inimesi, erinevate muredega inimesi ja meil selles mõttes on hästi suur nagu kogemuste pagas, ma ütleks juba selles osas, et kuidagi ikkagi julgevad need inimesed tulla, kes võib-olla ei ole nii-öelda need tavatreenijad, kellel on tervis super hea, vaid just on rohkem neid, kellel on võib-olla eri lähenemist vaja ja minu arust see on treenerina see on nii hea õppekoht esiteks, et tegeleda erinevate inimestega, erinevate vajadustega ja minu arust trenn, see on tõesti see one size fits all nagu, et kõik võivad teha ja on alati oodatud, aga see on hästi nagu treeneris kinni ka kindlasti. Mul oli alles hiljuti hästi huvitav jutuajamine ühe naisterahvaga, kes ütles, et tema läks jõusaali sellepärast, et tal hakkasid seljavalud ja et siis neid nagu nii-öelda leevendada ja ta ütles, et ma ei mäleta, mis aja peale, aga need seljavalud on kadunud. Et üldjuhul me mõtlemegi nii, et kui meil põlved valutavad, selg valutab, et siis ma ei tohi midagi teha, on ju. Aga tegelikult on just ju vastupidi, et just peab andma. Tegema. Ja et me hästi tahaks hakata hoidma ennast kuidagi mingi nagu mulli sees, tahaks selle mullikiles ennast pakkida kohe. Aga nüüd, kui me nüüd loogiliselt võtame, et kuidas saab minna paremaks, kui me mitte midagi ei tee, on ju. Et tegelikult just nende lihaste tugevdamisega me just toetame seda taastumist, vereringe ja kõik, mis elavdub, tegelikult aitabki meil paremini nii-öelda taastuda ja keha on ju kohanemisvõimeline. Me alati mõtleme, et me murrame oma selja ära, mul ju selg valutab, miks ma siis peaks tegema seda harjutust, aga selg on nii tugev ja kohanemisvõimeline koht meil kehas ja neid on meil väga palju, kellel on seljamured ja põlvemured ja on öelnud, et süke 2 kuud on ära käinud ja ütlevad, et aga tead sa, ma ärkasin täna üles ja nagu ma ei olegi mõelnud, et tegelikult mul on nagu nii palju paremaks läinud. See on täielik norm meil selles mõttes trennis, et ongi tuldud murega ja ta on järjepidev töö. Et jällegi, kui me jätame selle ära, siis ühel hetkel jällegi see mure tuleb tagasi, sellega tuleb järjepidevalt ikkagi tegeleda, aga jõutreening on üks parim salarelv, ma ütleks, ravimite kõrval, et pigem saad võtta vähem ravimeid ja teha seda treeningut, on ju, et igal juhul väga soovitan. Muidugi paljud perearstid võib-olla natukene hirmutavad võib-olla, et nad ütlevad, ära sa jumala eest raskust tõsta ja tegelikult võiks seal ka see koostöö olla. Et füsioterapeutide juurde niimoodi nagu minnakse nagu väga hea meelega ja õnneks sealt ka juba see soovitamine edasi personaaltrennidesse nagu käib. Aga see koostöö võiks veel olla ka perearstidega, et jaa, et aga ma soovitangi võib-olla tal ujuma minna või ma soovitangi, tead sa, mul on üks hea kontakt personaaltreeneri juurde ja see ring võiks niimoodi nagu töötada.
Et üks soovitab ühe juurde ja teine teise juurde minna ja see on võti nagu siin juures ja. Sa tõid väga ägeda asja praegu lauale ja ma arvan, et see on kindlasti asi, kuhu me oleme suundumas, et see võrgustikutöö igas mõttes hakkaks nagu laienema, on ju. Et meil on selles kohas natukene veel arenguruumi. Aga ta toimib juba, vaikselt näeme, et jah, et me ei saa nagu nende ravimitega me ju surume alla, on ju. Aga mis see põhjus päriselt on, et kuidas me päriselt toetada ennast saame, see algab ikkagi seal peentasandilt juba ja ise saame nii tohutult palju enda heaks ära teha. Mitu korda nädalas sa ise treenid? Ma ütleks siuke 3, 4, 5 vahest tuleb. See täitsa sõltub, et kuna ma teen ise vahest ringtreeninguid kaasa ja jõutreeninguid ise muidugi teen, on ju. Aga kuna ma lisaks ka käin Tai-boksis, et alati ei õnnestu sinna need 2 korda minna, kui ma peaksin käima, et see sõltub täiesti nädalast, mis mul nädalas võib-olla nagu ees on, mis väljakutsed ja asjad on ju. Et aga siuke 3-4 võiks öelda on siuke nagu hea keskmine. Ja ma arvan, et üle selle treenida isegi nagu ei ole väga, mitte et mõtet, igal ühele sobib erinev nii-öelda lähenemine on ju. Taastumiseks tuleb seda nii-öelda neid päevi jätta ja me ei jõua anda, kui me ei võta taastumiseks aega. Aga siuke 3-4 on siuke nagu hea minu keskteed. Ka vahest ma lähen sinna nagu ületreenimisse natukene, sest ma olen hästi palju nendest treeningutest sees. Siuke väike ärevus tekib, kui ei saa midagi liigutada, aga ka juba siuke väike jalutamine ja selline asi tegelikult aitab, et isegi kui on selline nagu võib-olla puhkepäev on ju, siis ka aktiivne puhkus on väga nagu teretulnud, et ma kõikidel soovitan nagu katsetada ka seda aktiivse puhkuse osa. Et üks asi on see, et me treenime, aga olulisem veel on see, mida me teeme treeningute vahepeal on ju, et see 1 tund päevas meile tegelikult väga ei anna midagi, kui me 23 tundi ülejäänud ajast siis midagi ei tee on ju, et see on jälle see, et peab leidma selle aja ka, et selle 23 tunni sees midagi nagu liigutada, eks. Mida annab trenn sinule? Mida see sinule teeb nii-öelda? Ta on minu jaoks siuke tugev maandaja, ma ütleks, et ma ei teegi trenni enam niivõrd nagu trenni enda pärast, et või nagu, et saavutada kuidagi, et ta ei ole minu jaoks mingi saavutamise asi enam, vaid ta on enesetundes väga kinni. Ma tunnen, ma saan enda mõtetest korra niimoodi välja. Teine asi on muidugi lihtsalt siuke intuitiivne tantsimine näiteks ja mul ka sõbrannad naeravad, et minul tuleb alati siuke pool tundi trennile juurde panna, sest ma ülejäänud aja nagu tantsin kogu aeg, et see on siuke enda jaoks aja võtmine, et ükskõik milline liikumine ta siis on, et ta ei pea olema nii otseselt nagu trenn, aga ükskõik milline liikumine, et ta on pea tühjendaja, siuke nagu restart mu jaoks rohkem isegi juba. Ja enne kui ma päris viimase küsimuse juurde jõuan, siis siukene vahekirsikene, kuidas sul tänapäeval ujumisega on, hüppad ikka pommi või nüüd juba ujud? Ma ikka ujun juba, aga ütleme nii, et sellest on jäänud päris siuke tore naljakas jälg ja ma alati nagu tegelikult meenutan seda nagu naljaga, et kust kuhu on võimalik nagu jõuda ja tegelikult, et kuidas ajaga ikkagi see enesekindlus tegelikult tuleb tagasi ja kui palju me üle mõtleme nagu. See on hästi äge, kui me jõuame tagasi mingist keskkonnast või mingist hetkest ja teadvustame, issand, kui palju me üle mõtleme. Jaa, just, täpselt. Aga nüüd siis see viimane küsimus, mismoodi sinuga kontakti saab? Jaa, et ükskõik millisel meetodil tegelikult kas siis läbi Instagrami, et Triinu Halliste Kallas või läbi Facebooki, et seal on erinevad nii-öelda kontaktid, kas e-mailid või asjad on, kõik on olemas ja nähtaval. Aga treeningkava, kus ma seda näen? Treeningkava ikkagi tuleb tellida minu käest või siis tõesti kas siis Somafiti lehe peale juba minna, kus on tegelikult ju valmis treeningkavad ja seal on meil ka jõusaalide treeningkavad näiteks täiesti olemas, et kui sa tunned, et sa tahaks kohe midagi teha ja ei taha võib-olla nii personaalselt, siis ka Somafiti all on meil näiteks kohe olemas, et aga treeningkava sellist personaalselt tuleb siis mulle eraldi kirjutada, kus me siis paneme paika täpselt. Ja trenni ajad, kust ma leian? Trenni ajad on meil Tiim Kallas lehe peal, mis on siis olemas Facebookis. Kuule, nüüd on kõik ära räägitud praegu, nii et tänaseks võtame kokku ja ilmselt siis jumestamisest ja grimeerimisest tuleb juba järgmine kord juttu. Nii lahe, aitäh! Aitäh!